Tere sulle, tudeng, kes sa täna vaatad meie Facebook Live'i ja ka sulle, kes sa vaatad järgi meie videosalvestusena seda ülekannet. Minu nimi on Elinor ja viin läbi mõnusat jutuajamist siin täna mõnede ettevõtetega, kes siis annavad sellel stipendiumikonkursil välja stipendiume meie Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele. Ja minul on ülimalt hea meel näha, kui palju on Eestis ägedaid ettevõtteid, kes järjest enam mõtlevad järelkasvule ja mõtlevad, kuidas saada panustada nendesse, kes tõesti tahavad oma valdkonnas saada siis tipptegijaks, järgmiseks innovaatoriks. Et stipendiumid on üks moodus sellest. Ja samas on mul ülimalt hea meel näha, kui palju on neid tudengeid, kes juba on stipendiumitele kandideerinud, aga stipendiumitele saab sel nädala lõpuni, 4 päeva lõpuni siis kandideerida. Ja enne, kui me lähme siis ettevõtetega jutuajamise juurde, mul on 3 head mõtet siis sulle, tudeng, kui sa oma siis selle kandidatuuri esitad. Et esiteks, vali välja stipendium ja loe läbi statuut, nagu mõttega ja päris hoolikalt loe läbi. Ja teiseks need dokumendid, mis sa esitad, kindlasti siis allkirjasti digitaalselt ja enne kui sa laed nad sinna keskkonda ülesse. See säästab nii sinu kui ka minu aega. Ja kolmandaks, motivatsioonikirjas kindlasti mõtle läbi, mis stipendiumile sa kandideerid, mis ettevõtte stipendiumile ja miks on siis mis on need põhimärksõnad, miks just sina peaksid olema see, kes nende stipendiumi pälvib. Aga lähme siis tänase kõne juurde. Et täna on meil kõnes siis mitmed ettevõtted, kes on andnud stipendiume välja juba 1 või 2 aastat või siis isegi rohkem. Aga on ka üks ettevõte, kes just sel aastal on just liitunud siis stipendiumi programmiga ja ei pane välja mitte 1, vaid lausa 2 stipendiumit. Aga sellest juba räägime kohe ka lähemalt. Ja kui tekib siis jooksvalt küsimusi, siis pane need siia laivi alla kommentaaridesse kirja selle ettevõtte juurde ja ma saan neid vaadata ja siis ka pärast ettevõtte esindajalt küsida. Lisaks on meil tänases kõnes ka paar tudengit, kes räägivad oma kogemusest siis kandideerimisel ja mida nemad lisaks siis rahale on saanud sellest stipendiumist. Aga lähme siis edasi tänase kõne juurde, et esimesena räägime siis CFS Estonia juhatuse liikme ja müügidirektori Hannes Männiga, kes ja CFS on üks ettevõtetest, kes sel aastal siis esimest korda stipendiumid välja paneb ja Hannese siis sellest CFS stipendiumist saate lähemalt lugeda ka tegelikult meie ülikooli uudisvoost, kuhu Hannes kirjutas ühe mõnusa, vastas mõnedele meile küsimustele. Aga siinkohal ma annakski siis sõna Hannesele ja kui tekib küsimusi, pange need kirja. Tere kõigile peab tunnistama, et meie ettevõtte tõesti siis esimest aastat on ühinenud sellise väärtusliku asjaga nagu stipendiaatide jagamine tublidele tudengitele. Ajendatud on see sellest, et meie ettevõte saab sellel aastal 25 aastaseks. Ja kuidagi selline märgiline maamiil ja otsustasime, et miks mitte oma teadmisi, oma kogemust, oma teatavat rahalist seisu jagada noortega, kes on selgelt meie tulevik. CFS, Coca, Fanta ja Sprite. Lihtne meeles pidada natuke naljaga pooleks. Tegelikult ei ole siin jookidega midagi pistmist, vaid me oleme läbi lõhki logistika inimesed. Meil on ettevõtte selline, ütleme, piisavalt rahvusvaheline, kuigi täiesti Eesti taustaga ja me oleme Eestis ka siis suurimad Eesti kapitalil olev ettevõte. Meil on tütarettevõtted täna 10 riigis ja lähitulevikus usun, et laieneme veelgi. Seda siis juba Euroopa poole peale, kuid eks siis
nagu öeldakse, et jälgige reklaami ja sellest kuuleb siis ilmselt lähemalt. Töötab meil täna 200 inimest. Meie tegemine hõlmab siis kogu logistilist ketti. Meil on nii ladu, meil on nii siis maanteetransport kui meretransport. Meil on omal grupis olemas ka laevad, mida on lausa 30 tükki. Ehk et kõik, mida logistikas võimalik teostada, võimalik teha, saab meie juures praktiseerida, saab elu edasi viia. Mis on meie mõte? Mõte on meil see, et logistika on natukene jäänud ajale jalgu ja sellist väärt innovatiivset rohelist mõtlemist tuleks tegelikkuses sellesse äriharusse kindlasti juurde tuua ja kaasata. Sellepärast on ka meil nüüd plaan, et leida tudengite seast neid tublisid tegijaid, kes seda valdkonda ühelt poolt, teiselt siis miks mitte ka meie ettevõtet oma teadmiste, kogemuste ja edukuse näljaga rikastada. Et ma usun, et see võiks olla noortele väga huvitav väljakutse, seda enam, et meie ise areneme, seeläbi suudaksime ka leida noortele, tublidele inimestele väljundit oma võimeid proovile panna. Millised tudengeid me ootame? Tudengid ennekõike, kes tahavad teha midagi uut, midagi teisiti, leiaksid just selles logistika valdkonnas selliseid asju, mida ei ole rakendatud. Me mäletame kõik Apple'i loojat ja eestvedajat Steve Jobsi, kes kunagi on öelnud kuldsed sõnad, et inimesele tuleb pakkuda seda, mida ta ei tea veel, et tal vaja on. Et meil niisugune suur unelm on ka logistikasektoris võib-olla siis pakkuda oma klientidele, rikastamaks nende tarneahelaid selliste lahendustega, mis ei ole üldsegi nagu hetkel teada, et neid võib see aidata. Kuid tulevik võiks olla sellele ideele nagu suur. Ja omalt poolt me sellele mitte ei otsi ainult ideid, vaid me otsime siis ka juba nende ideede elluviijaid, kes võiksid oma kooli lõpetamisel alustada ka selle ideede praktilist elluviimist. Et ma usun, et see võiks olla tegelikult tudengitele kena väljakutse. Et meil on võimekust, meil on soovi, meil on vahva meeskond, kes selliste ägedate ideedega kindlasti kaasa tulevad. Sellepärast ma näen, et nende noortega oleks huvitav töötada ja neid mõtteid elus rakendada. Võib-olla nii palju praegu hetkel, kui on midagi täpsustavat küsimust, siis jumala eest püüan vastata. Nii, aitäh, Hannes. Praegu siin kohe laivis meil küsimusi ei ole, aga minul küll on. Et see pealkiri, mis sai siis selle uudisnupuks ongi, et muudame logistika seksikaks. Mis on siis need märksõnad või need rohesuund ja mis sina nagu ka välja tõid, aga äkki sa natukene täpsustad veel, et mis see siis on, et mis selle seksikaks muudab? See on miljoni küsimus. Kui me täna seda teaks, et ma arvan, siis me võib-olla ei peakski vaeva nägema ühtepidi me tudengid on alati toredad inimesed ja nad on noort verd on vaja maailmas, aga siis me võib-olla ei otsikski täna tudengite abi, sellepärast et me tunneme täna seda, et see on nii suur küsimus. Meil on visioon, et see võiks olla seksikas, äge, kihvt, aga me ei tea, kuidas seda teha. Et siin ongi nagu see koht, et need noored inimesed, kes täna
õpivad, kes näevad asju, kes näevad maailma pisut teise nurga alt ja teistes värvides, kui seda nagu meie näeme, olles vanuses 50 ja pluss, olles teinud seda logistikaala 30 aastat, no siis meie võib-olla oleme kinni nendes vanades tampides. Saame aru küll, jah, et oleme vanaaegsed, aga ei oska midagi peale hakata, eks. Et siin on täna, siin ma jätan selle küsimuse, põrgatan tagasi, et mul ei ole mõistlikku vastust, eks. Ja sellepärast me täna siin oleme. Aga mina selle põrgatamisega ma siis tagasi enam ei põrgata sulle, vaid ma põrgataks siinkohal selle edasi siis tudengitele nii-öelda pureda ja siis on ju, et sinna motivatsioonikirja võiksid nad küll mõned mõtted võib-olla kirja panna näiteks, et mis nende see tulevikuvisioon ja mõte selles valdkonnas võiks olla. Hullem on see idee, mida crazy'm, seda rohkem võib selles olla oma pointi, eks. Et me ei teadnud kunagi, et meil tuleb puutetundlik mobiiltelefon. Aga kellelgi oli see idee ja inimesed ei osanud ju mõeldagi, et mis mõttes nupud on ju selleks, et numbrid valida. Ei, tegelikult me toksime täna klaasitükki. Noh, teeme midagi vastavat. Sul taustal on paista ka üks auto, et tihtipeale logistikas ongi, et on autod ja siis on laevad. Räägi täpsemalt, et mis CFS-il on olemas ja kuhu see, kui suurelt siis tudeng saab tegelikult mõelda selle tuleviku peale, et saavad selleks olema lennukid, droonid või ma ei tea, allveelaevad, mis iganes, et mis teil olemas on ja kuhu siis tudeng saab mõelda? Noh, nagu ma lühidalt kokku võtsin, et meil on see spekter hästi lai, et meie tänases nii-öelda inglise keeles fleedis või siis pargis maanteedel liigub circa selline 100 ühikut nädala lõikes. Konteinereid, kui me mõõdame, me teame, mis on 20-alane merekonteiner, kindlasti väga paljud on näinud, kes logistikat õppima tulevad, kindlasti on ka mingisugune e-laimdus, siis neid tuleb täna me käsitleme circa 40 000 tükki aastas, jookseb meie käest läbi. Rongivaguneid, millega me sõidame, samuti on meil paarsada tükki. Droone meil ei ole, kahjuks või õnneks ei oska me nendega praegu midagi peale hakata. Ka logistikasektor ilmselt ei ole valmis nendega veel sõidutama. Laos võiks olla juba täna automaatika, võiks olla robotid, kes inimeste eest midagi ära teevad. Meil täna veel ei ole, küll aga on meil suhteliselt kaasaegne ja innovatiivne ülesehitus täna, eks. Aga tegelikult tulles nüüd selle sinu küsimuse teise poole juurde, siis taevas on piiriks. Et me ju näeme täna, kuidas ka e-kaubanduse, kui me netist ostame, eks ole, meil on pisikesed robotid, mis sõidavad ja toovad pakke koju, eks ole, meil katsetatakse ju maailmas, me teame, kus on Amazonis, eks ole, kus ei ole peaaegu ühtegi inimest, enam kõik käib robotitega. Miks mitte seda ideed või mõtet laiendada sellesse nii-öelda suuremasse logistikasse, suuremate kaubavoogude liigutamise juurde? Noh, siin on tegelikult arenguruumi ja maad ja mõtet on hästi palju. Meil on täna olemas taust, see nii-öelda vana hea taust, mille peale on võimalik uusi innovatiivseid ja lahedaid asju ehitada. Et siinkohal, jah, ma usun, et see on jällegi nagu seal, kus lõpeb inimettekujutuse võime, seal tegelikult ei lõpe veel piirid, eks ole. Et ma usun, et noortel on pusimist peale oma initsiatiivi näitamist, oma mõttelennukuse esitlemist kindlasti nagu palju. Väga hästi. Ja siin ongi siis hea, et annate välja stipendiumi bakalaureuse tasemel, see on siis majandusteaduskonnas ärikorralduse tudengitele ja magistriõppes siis inseneriteaduskonnas logistika
eriala siis tudengitele, et nii mõlemas astmes tegelikult saab kandideerida ja mõlemas astmes tudengitel peaks olema seda soovi ja tahet siis tulla teie juures ka midagi korda saata, ära teha. Igal juhul kõik on teretulnud, ägedad inimesed, ägedad noored loomulikult, et selleks me siin oleme ja ägedaid kihvte näljaseid, heas mõttes näljaseid noori tüüpe, kes soovivad ennast teostada, absoluutselt teretulnud, loomulikult. Suurepärane, suur aitäh, Hannes, ja siis juba selle nädala lõpus saate ka lühikese ülevaate minult, kui palju ja mis tudengid tulid. Aga liigume siit edasi, siis järgmine siis kõnes on meil Admiralsi esindaja Triin Ott. Et Admirals on andnud stipendiumeid välja juba 4 aastat ja see, kellele nad need tudengeid või stipendiume annavad ja mis nad vaatavad sellest, mis sära peaks silmis olema sellel tudengil, et sellest siis Triin ka täpsemalt räägib. Nii, tere ka minu poolt, loodan, et olen hästi kuulda. See on tõsi, et me ei ole esimest korda ja me oleme täitsa, nagu öeldud, 4. korda ja rõõmuga tuleme veel. Et see protsess on me kogu aeg täienenud ja oleme ka vaadanud, et mismoodi me peaksime seda kandideerimist enda poolt läbi viima. Et oleme nüüd siin juba 2 korda palunud tudengitel ka esseesid kirjutada ja see on just nimelt sellepärast, et see annab meile võimaluse näha ja siis pärast ka rääkida sellistel vahvatel teemadel, mis tudengitel siis on, erinevad ideed, aga samas see näitab ka ära meile, et kes see siis on huvitatud sellest valdkonnast. Et meie jaoks ongi äärmiselt oluline olnud just see, et ei tule sellised, kuidas ma ütlen, nagu stampmotivatsioonikirjad või sellised täiesti, et saadan sellele ettevõttele, siis saadan sellele ka, et selline, ütleme ühesuguseid, vaid pigem ongi oluline see, et see tudeng on natukenegi piilunud, et mis ettevõttega tegu on, kus valdkonnast on ja millised on sellised tulevikuvaated. Et just selline personaalne lähenemine just meile ongi olnud selline oluline aspekt. Aga kui ma räägin ettevõttest endast, siis me oleme juba päris pikalt eksisteerinud üle 20 aasta ja ma arvan, et mis on võib-olla vähestele teada, on tegelikult see, et tegemist Admiralsi näol on Eesti ettevõttega, Eestis asustatud ettevõttega. Aga me oleme üks rahvusvahelisemaid fintech ettevõtteid Eestis. Et meil peakontor on siinsamas Tallinnas, Maakri tornis asume, aga muidu on meil kontorid 18 erinevas riigis üle kogu maailma, et siin loomulikult Euroopas vaatame näiteks suuremad turud meie jaoks on Saksamaa, Prantsusmaa ja Hispaania, aga loomulikult ka saame vaadata, et kus Aasia poole ja meil on Jordaanias samuti ja siis meil on ka Tšiilis näiteks, et täiesti erinevates kohtades. Ja mis on siis meil, nagu ma ütlesin, me oleme finantsvaldkonnas, oleme fintech ettevõte ja mida me siis pakume, ongi see, et inimesed saavad investeerida meiega, saavad kaubelda meiega ja pakume nii-öelda sellist ligipääsu finantsturgudele. Aga mis on oluline siinkohal hästi mainida, on see, et nii nagu me hästi tunnustame ja mis meile meeldib tudengite seas ka, et kui on selliseid innovatiivseid ja selliseid ambitsioonikaid ideid, siis ka ettevõttena oleme täpselt selline ka. Et aastal näiteks 2030 me oleme pannud endale eesmärgiks, et me oleme võimaldanud juba 10 miljonil inimesel siis saavutada finantsvabaduse. Näiteks selline eesmärk on meil püstitatud
ja ütleme, et siis 2030 on ka see, kus me tahame olla selline finantskeskus, et pakkudagi erinevaid finantsteenuseid inimestele, et inimene tuleb siia, saab erinevaid finantsteenuseid siis meie juurest kasutada või tarbida. Ütleme, et me tõesti ambitsioonid on suured ja liigume hästi selles mõttes edasi pidevalt. Ja meil on selline vahva slogan ka, kui võiks öelda, et markets go up and down, but we go forward. Et turud käivad üles-alla, aga meie lähme ikka edasi. Et see on selline vahva slogan, mis me siis ka kasutame siin. Aga mis oli siin natuke aega tagasi, me muutsime ka ettevõtte nime, et Admiral Marketsist liikusime brändi nimeks siis Admirals ja see oli ka siis just nimelt sellepärast, et võimaldada ettevõttel liikuda sinna suunas, sellise finantskeskuse suunas, kus me hakkame siis pakkuma, nagu ma ütlesin, erinevaid tooteid ja teenuseid. Ja viimane asi, mis ma tahan tudengitele siin mainida ka, et lisaks sellele, et me siis tegeleme finantsvallas, pakume nii-öelda selliseid finantsteenuseid ja nii edasi, siis tegelikult, mis on meie jaoks hästi südamelähedane, on just sellise ühiskonda panustamine ja näiteks peatoetajad, me oleme Eesti Kontserdil, siis Levadial. Me oleme, kuna haridus loomulikult on meie jaoks väga oluline ka toetus, sellepärast oleme me ka siin ja mitmendat aastat juba, siis tegelikult oleme me ka peasponsorid või peatoetajad Koodi Jõhvile ja palju erinevaid selliseid väiksemaid üritusi ja tegevusi, mis siis ka panustavad sellesse, et lapsed ja noored saaksid siis tegeleda sellise innovatiivsete tegevustega ja sellise just innovatiivsete ja hariduslike tegevustega. Et see praegu on ilmselt ja mis ma tahan viimasena öelda on see, et võib-olla te märkasite, et eelmisel aastal Äripäev teeb neid erinevaid edetabeleid, edukuse edetabeleid ja meil õnnestus saada eelmisel aastal teisele kohale jääda seal. Et see on meie jaoks väga suur saavutus. Nii et me nagu ma ütlesin, teeme plaane ja liigume kindlalt edasi. Suur aitäh, Triin. Et minul on kohe siin küsimused, ehk siis ütleme, need tudengitele stipendiumite andmine, üks on nagu see üldine järelkasvu panustamine, aga teiseks on, kui te olete nüüd mõned aastad andnud stipendiumi, et kas on teil praegu ka kontoris mõni tudeng, kes on stipendiumi pälvinud, on ta teinud praktikat, on ta tulnud teile lausa tööle? Me alati teeme sellise personaalse lähenemine, et iga kord, kui me stipendiumi välja anname, siis me kutsume selle inimese siia, et me saaksime temaga vestelda, rääkida, kuulda ta mõtteid üleüldiselt lähemalt, et miks ta kandideeris ja mis ta arvab. Anname talle võimaluse kohtuda siin erinevate, ütleme nii, tegevjuhiga, kui tal on soovi, siis loomulikult ka teiste juhtidega, et selline laiad võimalused. Nüüd tulles küsimuse juurde tagasi, siis minule teadaolevalt töötab vähemalt üks inimene, kes on varemalt kandideerinud. Võib-olla neid rohkem, aga lihtsalt mul ei ole nii palju teada. On olnud minu teada ka praktikante, aga see lihtsalt olenebki täiesti individuaalselt inimesest endast, et kas tal on soovi tulla praktikale, et see ongi hästi palju on kinni ka selles kandideerijas endas, et ta peab avaldama soovi, ta peab olema selline proaktiivne, et ja leiame need võimalused. Ehk siis, kes on valmis teiega sellel
2030 siis 10 miljoni finantsvabaduseni viia, et kes on valmis sinna rongile astuma, siis on kindlasti oodatud kandideerima ja te annate välja ju stipendiume nii IT-teaduskonna tudengitele kui ka siis majandusteaduskonna tudengitele. Ja täpselt niimoodi see on, et me iga kord vaatame, see on meil kirja pandud, me iga kord vaatame jah, et kuidas seal on, millised inimesed kandideerivad ja vastavalt sellele me teeme selle valiku, aga see võimalus ja võimekus meil tõesti on, jah. Siis siit ma võtaksin üles selle, et tudeng, kui sa kandideerid Admiralsi stipendiumile, siis kindlasti vaata see essee ja võta siit Triinu sellest öeldust, et see 10 miljonit on niisugune hea ka väike nipp, mida nagu ka siis oma motivatsioonikirjas ja selles essees ka natukene võib-olla rõhutada, et see tähendab, et ikkagi sa oled oma eeltöö ära teinud. On see nii, Triin? Täpselt nii, et mis, nagu ma ütlesin ka alguses, et just selline, et lugeda, vaadata meie kodulehekülge, vaadata, mida me teeme, mis on meie plaanid, ma natuke siin rääkisin ka, aga üleüldiselt, et see on juba selline pool võitu, jah. Suur aitäh sulle, Triin, ja siis tudengid vaadake Admiralsi statuuti ja kandideerige. Nii, aga siit me läheksime siis edasi ja võtaksime vahele ühe tudengi, kes siis sügisesel stipendiumi konkursil pälvis Eesti Raudtee stipendiumi ja Naatan Johannes, äkki sina siis täpsemalt räägid, et miks sa kandideerisid, kuhu sa kandideerisid, mis sa sealt saanud oled ja kõike muud sellega seonduvalt? Tere minu poolt. Minu arust kõige naljakam küsimus selle juures ongi, et miks sa kandideerisid. Et seal on väga vähe põhjuseid tegelikult, miks mitte kandideerida. Seega loogiline tegevus ja lihtsalt vaja kätte võtta. Et kui ma õigesti mäletan, siis ma olen kandideerinud 3 korda Arengufondi stipendiumitele ja nüüd siis sügisel sain. Eks mida aeg edasi, seda rohkem on endal kogemust ülikoolist, niisugust baasi, mille pealt seda muidkirja kirjutada ja võib-olla ka hinded paranevad läbi aja, et ükskord jäin täpselt 3,98 sinna 4.0 piiri alla ja siis maksis natuke kätte. Aga kandideerimine on alati selles mõttes tore, et isegi kui sa ei saa stipendiumit, siis paljud firmad panevad sind nii-öelda oma talent pool'i. Et kui see on niisugune firma, kus sa tahaksid tulevikus töötada, siis kandideerimine on kindlasti hea liigutus, isegi kui sa stipendiumit ei saa. Mis siis veel? Olen siis saanud nüüd 1 korra stipendiumit. Väga tore. Ma arvan, et iga tudeng ei ütle ära rahale, kuna läbi aegade on see nali, et tudengid on vaesed, kuna nende põhitöö on õppimine. Ja kindlasti oli see mulle ka väga suureks abiks selle stipendiumi saamine. Sügisel ma vist kandideerisingi 3 kohta, kust ma siis ühest sain stipendiumi. Ja kandideerimiseks on alati vaja ka toetuskirja või on soovituslik saada kuskilt toetuskiri. Alguses on selle jaoks minu arust väga hea viis osaleda kuskil tudengiorganisatsioonis, kuna kui sul on suur kursus, osadel kursustel on 100+ inimest, siis programmijuht tõenäoliselt ei oska sinu kohta veel väga midagi kirjutada esimesel või teisel semestril. Et siis tudengiorganisatsiooni esimees siis saab ka kirjutada sulle toetuskirja. Et olen isegi, ma arvan, 10-15 tükki kirjutanud siin omal ajal. Korraks vahele Naatan, et aga kui sa ütlesid, et sa kandideerisid 3 stipendiumile, et mille alusel sa valisid? Üldiselt ma esimese ringiga vaatan, kes pakub kellele stipendiumeid, ehk siis kui pakutakse majandusteaduskonna tudengile, siis insenerina ma tõenäoliselt sinna kandideeri. Valin välja siis need stipendiumid, kes võiksid mulle sobida, siis hakkan ükshaaval läbi vaatama nende statuute, et mis on vajalik ja mida eeldab siis pärast stipendiumi saamine.
Enamus statuutides on kirjas, et pead hiljem firmaga koostööd tegema, mida võib-olla tudengid kardavad, et müüd oma hinge nii-öelda ära. Aga tegelikult, nagu siin enne ka juba mainiti, et vaadatakse väga inimese põhiselt, kuidas nad tahavad koostööd teha ja ei sunnita sind millekski. Et kui sul on see soov ja tahtmine, siis sa saad sinna tõenäoliselt minna praktikale või tööle, aga minul näiteks olen lõputööga seotud juba ühe firmaga. Ütlesin, et võib-olla suvel siis, kui mul on lõputöö juba tehtud, siis saaksin tulla neile siis tööle või praktikale. Nii et ei ole nagu hingemüümine. Ja seda olen minagi kuulnud, et natukene kardetakse seda, et just kui verega kirjutad kuskile lepingule alla, aga tõesti see ei ole, et see on tõesti siis ettevõtte ja selle kandidaadi enda omavaheline jutuajamine ja omavaheline kokkulepe. Aga siin möödunud nädala selles laivis Viru Keemiagrupi personali siis osakonna juhataja Tea Allikmäe väga hästi tõi välja ühe sellise nagu arvutuse, et kui palju keskmiselt võtab siis võib-olla ühe sellise avalduse kokkupanek, motivatsioonikirja kirjutamine, soovituste võtmine, siis dekanaadist tõend on ju, mõnel puhul ka essee, mis natukene küll pikendab seda protsessi, aga või nagu kokkupanemise aega. Aga tema tõi välja, et maksimaalselt võiks see võtta näiteks 8 tundi. Kuidas sina seda kommenteerid? Ma arvan, et oleneb mitmendat korda sa kandideerid, et esimene kord on kindlasti natukene rohkem otsimist, et kellelt sa oma neid hindelehtesid küsima pead ja võib-olla ei ole ka nagu puutunud kokku ülikooli mõttes motivatsioonikirjade kirjutamisega. Et siis on 8–10 on päris reaalne, aga hiljem kindlasti saad sa võtta mingeid noppeid oma eelnevatest motkirjadest ja programmijuht ka juba teab võib-olla sind paremini, kuna sa oled kandideerinud. Üldiselt programmijuhid otsivad ka, et nende tudengid ikkagi kandideeriksid stipendiumitele, et nad saaksid stipendiume, et nad ei peaks tööle minema, saaksid keskenduda rohkem õppimistele, et siis on see juba lihtsam. Et seekord vist juba minu programmijuht helistasin talle, rääkisime ühel teisel teemal ja siis ta muuseas küsis, et kas sa seekord ka kandideerid, et pane mulle meili peale, mis motkirja sul või toetuskirja sul vaja oleks. Et siis läheb juba palju kergemini, kui sinuga juba nii-öelda arvestatakse. See on küll tore, et programmijuht ise lausa ütleb, et kuule, et näed, mul põhimõtteliselt sul on see soovituskiri valmis kirjutatud, et sinu ülesanne on lihtsalt kandideerida. See on küll äge, et jah, eelmisest nädalast jäi tõesti see, et arvutus selline, et 8 tundi, ütleme, et kui magistri tasemel see stipendium keskmiselt on 2000 eurot, siis tunnis jääb siis, et 250 eurot tunnis on nagu justkui nagu see teenistus, et see võiks olla ju päris motiveeriv. Ma arvan ka, et nagu ma ennegi ütlesin, isegi kui sa ei saa stipendiumit, siis sa võid saada sealt, jääd nagu firmale silma või jääd talent pool'i või sa kunagi ei tea, mis uksi sa avada võib, nii et isegi kui sa ei saa seda rahalist nii-öelda return'i sellest, siis see on kindlasti väärt tegemist. Ma olen täiesti nõus sinuga. Aga siin võib-olla lõpetuseks ütlekski, et küsiks tegelikult 2 küsimust. Et esiteks, mida näiteks tudeng ettevõttelt täna siis ootab või eeldab, et olgu selleks siis stipendiumi välja pannud ettevõte või siis mõni muu ettevõte. Mida tudengina sina ootad ettevõttelt? See on nii hea küsimus. Meil oli just hiljuti siin karjäärimess Võti tulevikku, oligi vist nädal või 2 tagasi, kus on väga hästi näha, et kas firma esindajad tulevad sinna sellepärast, et nad peavad seal olema või nad on huvitatud ka inimeste tööle värbamisest. Ja kas nad suudavad seda teha lühidalt ja kokkuvõtvalt niimoodi, et ka tudeng aru saab. Et tihtipeale ka koolis, kui füüsikaprofessor on tegelenud oma valdkonnas 30 aastat ja siis ta tuleb esmakursusele rääkima füüsikast, siis peale tundi tuleb küll niisugune mõte kurku, et miks ma tulin ja mitte midagi ei saanud aru. Et kui firma suudab anda edasi seda, mida nad teevad võrdlemisi lihtsalt, tekitada huvi ja tööle minnes või praktikale minnes, siis see töökeskkond on ka sõbralik ja toetav. Et kui sa praktikale lähed, siis hoolitsetakse sinu eest, et sa saaksid areneda ja huvitatakse ka sinu huvidest, et mida sa tegelikult teha tahaksid edasi või mis sind ennast huvitab. Väga hea. Ja nüüd minu viimane küsimus. Mis on sinu sellist 3 näiteks
märksõna soovitust kandidaadile siis kevadisel sellel konkursil nüüd tudengile? 3 soovitust. Esiteks kandideeri. Teiseks kandideeri. Ja kolmandaks, kui sa kirjutad oma mottkirja, siis võid lisada niisuguseid huvitavaid fakte, et ei ole mõtet lihtsalt Wikipediast kirjutada selle teema kohta maha, et siin enne CFS mainis, et tuua niisuguseid hullumeelseid ideid. Et siis näiteks mulle väga meeldib niisuguste hullumeelsete ideede turunduse poolest just Red Bull, kes järjest trumpab üle oma tegemisi, saates kas või kedagi sinna atmosfääri piirile ja lasta neil sealt alla hüpata, et murda maailmarekordit, sellega ennast turundada. Et tuua niisuguseid ägedaid näiteid ja mõtteid ja värvi sellele mottkirjale juurde, siis on ka suurem tõenäosus silma jääda. Ma arvan, et need on väga-väga head need soovitused. Suur aitäh sulle, Naatan, ja siis jään ka sinu avaldusi ootama. Suur aitäh teile ka, kindlasti saate need kätte. Ja, aga siia vahepeale nüüd on meil 2 lühikest videot, et kui Naatan tõin välja siin, et oli hiljuti just Võti tulevikku ja siis me noppisime üles seal Võti tulevikku toimunud live-ülekandest ühe sellise lühiintervjuu Rookie Technologies või Productions videoga või selle intervjuu ja siis vaatame selle video ära ja siis ma räägin, mis tippe nemad panevad. Juurde, kelleks on mul Rookie. Tere, millega need ettevõttes tegelete? Tere. Me oleme Rookie ja põhiliselt oleme tuntud siis kui katusetootja. Aga täna enam mitte ainult, vaid et üldse me teeme ka tegelikult kogu siis maja nii-öelda ümbrik, ehk siis building envelopes, mis sisaldabki siis lisaks ainult katustele ka siis ongi teraskonstruktsioonid, sandwich-paneelid, mis siis, et sul majas soe oleks, aga siis kõige tagatipuks ka siis fassaad, mis sinna peale läheb ja siis nii-öelda maja ilusaks teeb. Et see ongi kõige ehtsamatest näidetest siis samast Eestist. Saamegi tuua siis Tallinna lennujaama parkimismaja, ilusad kortenlamellid. Et see on üks meie siis filmimuuseum ja tegelikult ka superministeeriumi taga on siis ka Toomkuninga siis eramuhoone, et see suht see ampluaa on lai, mis siis, kus meie tooteid kasutatakse. Ja olete siin ära pakkumas praktika, töökohti või mida? Selles meil on ka mingid töökohad, mis meil siin välja toodud on, aga kindlasti ka, mis on siis inseneri taustaga, et ongi sama tootearendus, ehitus, insener, disain, arhitektuur. Aga lisaks ka, kui igas ettevõttes on ka erinevad funktsioone, et praktikal ootame tegelikult ka siis igast valdkonnast, on siis IT-st, et tänapäeval igas ettevõttes on ju IT on väga suurel kohal, et IT, turundus, finants, et see on kõik on oodatud. Ja mis oleksid need väljakutsed, mis uut tudengit teie juures ees ootavad? Väljakutsed ongi kindlasti enese arengus ongi, kus sul saad erialasele tööle, praktikale, et uusi võimalusi õppida, uusi tarkusi õppida ja mis nagu meie töö ongi, inseneritehnikal ongi, sa pead midagi uut looma ja kui sa toedki fassaadi tegema, siis selle kõige suurem pluss ongi see, et seda teised näevad, sa näed ise, sa teistele näidata seda. See on tõesti super, alati oma töö tulemusi näha, aga mida te enda poolt boonustena näiteks saaksite pakkuda või mis sellised müüvad faktorid teie ettevõtte juures? Meie mõte ongi, et esiteks ongi see töö on väljakutsuv, nagu mainisin, et sa saad oma töö tulemusi kohe kiiresti näha ja teine ongi see, et meil on väga ühtehoidev kollektiiv. Et meil on suurepärane meeskond, meil on meeskonnaüritused ja kõik muud toredad asjad, mis siis käivad nagu sellega kaasa. See kõlab kõik väga toredalt, seega kindlasti Rookie on siin kohe tudengimaja sisse tules paremat kätt, saate siit läbi hüpata, üle vaadata, aga aitäh teile! Nii, see oli siis Rookie Products AS ja nemad annavad välja siis stipendiumi inseneriteaduskonnas tootearendusrobootika, arhitektuuri või ehitiste projekteerimise, ehitusjuhtimise eriala tudengitele. Et soovitan siis kandideerida ka neile. Ja siis meil on veel üks lühikene video siis ettevõttest Gunvor Services, samamoodi Võti tulevikku, kus siis tudeng küsitleb 2 härrasmeest, kes siis Gunvor Services töötab, et vaatame selle video ka ära. Nii, ja nüüd oleme jõudnud siis Gunvor Service juurde, millega see ettevõte siis täpsemalt tegeleb? Gunvor on siis üks maailma suurimatest energiaallikate kauplemisfirmadest, kauplemistraderitest. Tallinnas asub meil nii-öelda siis support center sellele ettevõttele. Ja, et meie teeme nii traderid teevad tehinguid,
siis tagatuba viib selle kauba punktist A punkti B ja kaasa arvatud pakkuma kõike muid teenuseid Tallinnast, finantsi, IT-d, et selline globaalse ettevõtte, selline äge keskus Tallinnas. Kõlab väga huvitavalt, aga millised on need tudengid, keda te enda juurde ootate, et mis erialadelt, mis kursustelt? Absoluutselt kõiki, selles mõttes, et tegelikkuses on see, et praktika näitab, ega valmis inimest koolist ei tule niikuinii. Et kelle silm särab, kellel on kelle juurest me leiame sellise mingisuguse õige touchi, et seal ei ole absoluutselt ei ole oluline, mis... Enesekindlad, sihikindlad, ambitsioonikad, meil antakse võimalus eelarvet ja toimetaja tulda, et äge koht, kus ennast tõestada. Aga mida te siis tudengitele pakute, et kas te pakute tööd, praktikat, mõlemad? Mõlemad, jaa. Et meil on nii mõnigi praktikakoht. Hetkel tudengid saavad siia tulla uurima ja küsima ja on ka üksjagu töökohti, mida me siin täna välja ei ole pannud, et see nimekiri on piisavalt pikk, et IT vaates põhimõtteliselt enamus roll on kaetud süsteemi administraatorid, võrgumehed, andmebaasi adminid, kõike, et kui on hea inimene, siis tule ja koputa uksele. Aga mida te pakute nendele tudengitele, kes tulevad siis teie juurde? Ma arvan, et see nimekiri on selles suhtes võib-olla natukene pikk, et ilmselgelt töötajate heaolu ja huved on kaetud, et sportimisvõimalused, tervisekindlustused, kõik võimalikud hüved kontoris, aga ma arvan, et töö ise põnev rahvusvaheline. Tavaline, et ma arvan, et meil ei ole mõtet ette lugeda siin, mis meil mis on saanud normiks niikuinii. Et ma arvangi, et selle töö see, et on huvitav, rahvusvaheline ja samasugust tööpäeva ei ole mitte kunagi. Ja, et kui sa saad lennata lennukiga hommikul kontorisse Genfi, siis... Ei kõla üldse halvasti, on ju. Aga millised on need peamised väljakutsed, mida see tudeng siis saab nagu vastu võtta, kui ta teie juurde tuleb? No ma arvangi, et tegelikult väga laias laastus niisugust ühte konkreetset asja on raske välja tuua. Meie inimesed, töötajad ongi laias laastus problem solverid, et põhimõtteliselt hommikul astub kontorisse, vaatad, mis on menüüs, mida päev sulle toob, et igasuguste ette kirjutamata, ette nägematute asjade lahendamine. Ma arvan, et see ongi. IT poole pealt ma arvan, et see väljakutse osa just isikliku arengu mõttes, et mida kõike sul on võimalik teha globaalses ettevõttes erinevate pilvelahendustega, näha asju, mida sa nagu naljalt ei näe mujal, et see challenge ja arusaamine ka ärist ja kuidas seda toetada, et see on pingutust väärt, ma ütleks niimoodi, et kindlasti on challenge'id piisavalt, aga sa pead olema up to the task nii-öelda, et kael peab kandma. Okei, ja küsiks siis viimaseks ka sellist asja, et millised on teie ettevõtte väärtused? Areng, kindlasti areng. Vastutus, ma ütleksin, kindlasti sa pead võtma ownershipi oma asjade eest ja asju ära tegema. Et tugi on kindlasti olemas, et meeskonnatöö ja tiimitöö, aga selline isiklik initsiatiiv ja eestvedamisvõime on ikkagist väga olulised meile. Okei, kõlab väga huvitavalt, nii et kõik tudengid, kes ei karda võtta vastutust, tahavad huvitavat töökeskkonda, iga päev oleks erinev, siis soovitan tulla ja rääkida nende väga toredate härrasmeestega. Aitäh teile! Nii, ja Converse Services annab välja siis 3 stipendiumi ja kandideerida saavad Mereakadeemia tudengid, bakalauruses siis ka majandusteaduskonna tudengid ja ka IT-teaduskonna tudengid ja majandusteaduskonnas on välja toodud veel eraldi, et ikkagi majandusanalüüsi ja rahandus eriala tudengid on oodatud kandideerima. Et siit liigume siis edasi järgmise ettevõtte juurde, kes on siis meiega ikkagi laivis siin koha peal olemas ja Tehnikaülikooli pikaaegne koostööpartner siis ABB, kes on tõesti andnud juba stipendiume välja mitmeid aastaid, et ja meiega täna on siin talentide värbamise ja arendamise eest vastutav inimene siis Gerda Markus ja annakski sõna Gerdale, et räägi natukene, et ettevõttest, keda te ootate kandideerima ja pärast mul on ka mõned küsimused. Jah, aitäh. Tere ka minu poolt. Mina olen Gerda Markus
ja esindan siis ABB-d. Ma kohe jagan ka oma ekraani ja palun öelge, kui te näete seda, andke märku. Vaatame kohe, kas hakkab tööle. Nii. Loodan, et on kenasti näha ka. Ja mina esindan siis just nimelt värbamistiimi ja tegelen siis ka aktiivselt kõikide järelkasvu teemadega, mitte ainult Eestis, vaid ka siis ABB Balti riikides, Lätis, Leedus samamoodi siis. Ja millega siis ABB tegeleb? ABB on siis globaalne tehnoloogia liider ja tegelenud siis juba üle 130 aasta oma tegevustega ja läbi sellise elektrifitseerimise, robootika, automaatika ja liiklusseadmete portfoolio püüab siis ABB pidevalt nihutada nii-öelda tehnoloogia piire selleks, et saavutada sellist efektiivsemat energiakasutust ja paremaid tulemusi. Ja me oleme veendunud, et meie edu taga on just nimelt meie enam kui 105 000 inimest globaalselt, enam kui 100 riigis. Ja Eestis oleme siis tegutsenud juba 30 aastat ja sel aastal tähistamegi oma juubelit sügisel. Meil on Baltikumis keskeltläbi 1700 inimest, töötajat ja me värbame igal aastal umbkaudu 100 praktikanti ka lisaks oma tiimile. Millised on siis ABB väärtused? Et need on siis courage, care, curiosity ja collaboration ja selleks, et seda võib-olla kõige paremini illustreerides, et mida see tähendab, ma hea meelega näitaksin teile ühte videot. Me kahjuks heli küll ei kuule, aga ei ole hullu. Nii, nagu ma aru saan, siis heli ei olnud kuulda, et hea meelega jagaksin hiljem seda videot Elinor sinuga. Nii, aga liiguks edasi. Nii nagu varasemalt sai öeldud ka, siis ABB on päris pikka aega välja andnud stipendiume ja alustasime siis koostöös TalTechiga selle väljaandmist juba tegelikkuses aastast 2008. Sel aastal anname välja 2 stipendiumi, ühe siis magistriõppetudengitele ja teise bakalaureuseõppetudengitele ja puudutab siis tehnoloogilisi valdkondasid. Ja mis see eesmärk ongi just see, et nii-öelda motiveerida tublisid tudengeid, kellel silm särab nendel õpingutel ja just, et anda ka võimalus tudengitel silma paista just nimelt oma selliste tulemuste ja oma huvi pärast. Ja lisaks on see üks võimalus ka luua kontakte ettevõttega, ehk siis tudengitel avaneb võimalus silma paista meie juhtide seas, kes otsivad igal aastal mitte ainult siis praktikante, vaid ka töötajaid ja miks mitte siis ka tulevikus nii-öelda lisaks stipendiumile ka neid karjäärivõimalusi ABB-s proovile panna. Lisaks soovisin jagada teiega ka seda praktikaprogrammi, et hetkel siis meil see praktikale kandideerimine käimas on. Tänaseks oleme kuulutanud välja siis enam kui 70 kohale kandideerimise ja need on valdavalt siis meil inseneeria valdkonnas. On seal siis nii elektrimehaanika kui ka tarkvara inseneri positsioone ja lisaks ka selliseid toetavaid loomulikult, mis puudutab siis finantsi ja personali ja ka turundust.
ja kõik on meie kodulehel olemas, et saab siis kandideerida ja kui on täiendavaid küsimusi, siis kindlasti saab pöörduda selle emaili aadressi poole, mis siin ka slaidi peal näha on. Ehk siis ootame aktiivselt kandideerima ja lisaks on meil ka sellised plaanis erinevad infoüritused. Täna näiteks toimub ka just nimelt tarkvara valdkonnas siis üks selline infotund, kus on võimalik rohkem kuulda ja teada saada, milline see praktikaprogramm välja näeb ja millised võimalused siis avanevad ka pärast seda praktikaprogrammi. Jälgida saab meid siis sotsiaalmeedias, Facebookis, Instagramis ja nagu ütlesin, siis ka otse saab suhelda meie värbamistiimiga, kes siis saavad juba suunata õigete juhtide juurde ja vastata teie täiendavatele küsimustele. Siinkohal presenteerimise lõpetaksingi ja igal juhul, kui on täiendavaid küsimusi, siis hea meelega vastaksin neile. Ja minul ikka on mõned küsimused, Gerda, nii et suur aitäh selle esitluse eest. Ja selle video kindlasti võid sa mulle edastada ja saame siis sellega üles panna. On ju? Aga minu küsimus on see, et kui tõesti 2008 andsite esimesed stipendiumid, siis mis on olnud need sellised märksõnad, mida te olete läbi aastate nagu jälginud siis tudengitelt, kes siis kandideerivad ABB stipendiumile? Võib-olla kõige olulisem ongi just see, et inimestel, noortel oleks endal huvi selle valdkonna vastu ja tõepoolest ka ma usun, et need õpingu tulemused pisut väljendavad seda, kui suur on see huvi selle valdkonna vastu ja nende teadmiste vastu. Lisaks kahtlemata loob eelise võib-olla see, kui tudeng näitab üles ka soovi meie praktikaprogrammis osaleda. Et ka kindlasti see, ma julgen öelda, et on üks selline võimalus silma jääda rohkem nii-öelda. Et me oleme kahtlemata seda ka arvestanud alati. Aga kõige olulisem on ikkagi nii-öelda sära silmal selle valdkonna vastu huvi tunda, et see on number 1. Kas sina tead, on teil maja peal mõnda stipendiaati praegu ka liikumas? Kindlasti on, et me oleme ikkagi läbi aastate ka neid nii-öelda, kas on see saanud alguse stipendiumist ja siis inimene on tulnud praktikale ja lõpuks ka jäänud tööle, mis on ka väga sage juhus nii-öelda, et me ütleks, et 50% meie praktikantidest jäävad ka tööle. Ja või siis on see olnud teistpidi, et kõigepealt tulevad praktikale ja siis kandideerivad ka stipendiumile, et see võib olla nii ja naapidi. Ja kahtlemata on meil majas ka täna neid inimesi, kes on saanud stipendiumi ja ka töötavad meil. Ja ma küsiks veel seda, et kas need siis praktika ja stipendiumi, ütleme, need kohad on siis ainult siis inseneri valdkonnas siis täiesti nagu inseneritöö peale või sinnapoole või on ka siis, kui siin ühes videos toodi välja, et tegelikult on inimesi ju igasse valdkonda vaja, et on vaja finantsi, on ju logistikasse, et teilgi ju on tegelikult ettevõte niivõrd suur, et kas on ka eraldi ära jaotatud, et kellele pakute? Seni oleme siiski andnud just inseneri valdkonnas ja mitte ainult siis ka TalTechis, vaid ka tehnikakõrgkoolis neid stipendiume välja. Mis seal salata, plaan on olnud samamoodi anda majandusõppetudengitele, et vaatame, mis tulevik toob. Kõrvad lahti. Suurepärane, suur aitäh, Gerda, et meiega liitumast ja kui kellelgi tegib siis küsimusi praktikaprogrammi kohta, siis siit järelvaadatav on ka meie video pärast, et saab need kontaktid uuesti üle vaadata ja kirjutada ja kutsun siis üles kandideerima ka ABB siis nii baka kui ka magistriastme stipendiumile. Nii, ja liigume siit tasapidi edasi, et meil on veel 2 ülekannet jäänud või siis kõne, et kõigepealt on meiega liitunud siis MTÜ Eesti Mäesiltsi juhatuse liige Vesta Kaljuste, kes siis räägib lähemalt, et ka nemad on stippe andnud, tõesti ma vaatasin tabelist järgi 2008. aastast, ja nemad räägivad siis, et kuidas siis, milliseid tudengeid nemad ootavad kandideerima ja milleks nad siis panustavad tudengitesse. Nii et palun, Vesta. Aitäh, korra tšekin, kuidas pilt on meil.
kas on presenterview või on? Ja nüüd on olemas. On olemas. Et jah, tänan selle võimaluse eest väike sõna võtta siin. Et eelnevalt rääkisid siin paljud ettevõtted, väga väärikad ja suured ettevõtted, et mina esindan mittetulundusühingut Eesti Mäe Selts. Minu nimi on Vesta Kaljuste, olen TalTechi vilistlane aastast 2006 ja olen Mäe Seltsi juhatuse liige peaaegu 10 aastat, diplomeeritud mäeinsener, aga Mäe Seltsi liige juba 20 aastat, täpselt sama vana kui on Mäe Selts ise. Et Mäe Selts, kes me siis oleme? Oleme mäeinseneride kogu ehk siis sellised insenerid, kes tegelevad kaevandamisega ja geoloogiaga ja asutati Mäe Selts 2001. Ja meil on valdavalt siis tavaliikmed ehk siis insenerid, keda pluss-miinus on 110, praeguse seisuga 117, kui täpne olla. Meil on ka ettevõtteid liikmete hulgas ehk siis suur kaevandajad nii-öelda, keda meil on 11 ja meil on ka noorliikmeid, kes on siis maapõue erialaga seotud tudengid, bakalaureuse tudengid. Neid on ka nimekirjas 11. Mainin siin ära, et Mäe Seltsil on väikene rakukene ehk siis mäering, mis koondabki siis maapõue ressursside tudengid, varasemad ja nooremad. Ja meil on ka väga väärikate teeneliste mäeinseneride auliikmete kogu, neid on siis 20. Siin pildil näide juhatusest, et juhatus on siis 7 ja 8 liikmeline. Mis me teeme? Punkt 1, tänase seisuga me oleme kutseandjad. Ehk siis me tõendame ettevõtetele nende töötajate kutsetaset. Ehk siis millise tasemega insenerid või tehnikud töötavad nende ettevõttes, kui on esitanud see inimene meile vastava taotluse. Siis me korraldame korra aastas mäekonverentsi, sest et mäekonverentsi Mäe Seltsi eesmärk on koolitada ja täiendada ja nii-öelda elukestva õppega tagada inseneride tase. Ehk siis me teeme mäekonverentsi, mis oleks nii-öelda üksteiselt õppimise võimaluse koht. Me anname välja stipendiume, millest siin ka järgmised slaidid siis täpsemalt räägivad, ehk siis motiveerime tudengeid sellel erialal õppima ja seda eriala lõpetama. Me korraldame ka ekskursioone. Siin on kas just väga lai, aga ütleme lai valik selles mõttes, et tudengid teevad oma ekskursioone ja insenerid, kes on juba kooli lõpetanud, teevad siis rohkem ettevõtetele suunatud ekskursioone, aga samas me ühendame ka mäekonverentsi ekskursiooniga, et oleks alati selline praktiline moment ja jälle mingi koha külastus Eestis, mida oleks nagu võimalus siis kolleegide ees esitleda ja näidata. Ja mäeinsenerid peavad olema pidevalt up to date nii-öelda, ehk siis me peame ennast kogu aeg täiendama ja Mäe Selts tegeleb ka siis selle täiendõppe teemaga, et seda kutset saaks tagada. Mäe Selts annab välja stipendiume ja selleks, et siis motiveerida loodusteaduskonna maapõue ressursside eriala tudengeid, me anname välja bakalaureuseõppes ühele tudengile ja magistriõppes ühele tudengile 1300 või siis vastavalt 2000 euro väärtuses stipendiumi korra aastas. Ja te mainisite siin, et aastast 2008 on see arengufondi nime all, aga tegelikult oleme andnud seda välja juba palju varem, küll aga lihtsalt Mäe Seltsi nime all. Ja need bakalaureuse ja magistriõppe stipendiumid on siis mõeldud Tallinna Tehnikaülikooli tudengile, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel, kellel on hea kaalutud keskmine hinne. Et siin on selline
sõnastus sellepärast, et meie erialal on palju matemaatika ja füüsika ja selliseid tugevaid reaalaineid ja siis varasem kogemus ja ajalugu näitab, et ega need keskmised hinded väga kõrged ei ole, et me ei saanud siia panna väga kõrget lävendit. Aga nüüd aasta-aastalt on see järjest paranenud, nii et ma võin öelda, et stipendiaadid on olnud siin viimased aastad 3 ja 4 vahel või isegi üle 4 on olnud keskmine hinne. Muidugi läbitud EAP-de summa on oluline, ehk siis bakalaureuse tudengil 60, magistriõppes 30 EAP-d. Ja loomulikult peab olema sellel tudengil aktiivne eluhoiak ja ta võiks olla ja on eriala fänn, sest et läbi selle stipendiumi on võimalik siis tudengil ennast näidata ettevõtetele, sest kindlasti mainitakse ära stipendiaatkonverentsil, mida me teeme korra aastas ja meie Facebookis ja võimalikus mäeinseneride meililistis, nii et ühesõnaga see stipendiaat saab ennast esitleda ettevõtetele, kui ta soovib minna näiteks praktikale või sinna tööle. Et stipendiaat ja üldse need kandidaadid ka, kes ei ole ainult, kellele ei eraldata stipendiumi, ka need teised jagavad nii-öelda oma pilti siis ettevõtetele läbi juhatuse ehk mäeseltsi juhatuse, kes siis valib välja selle stipendiumi võitja, aga samas need teised kandidaadid ju annavad ka endast märku ja levitavad seda infot. Ja olulised veebilehed, kus saab siis lisainfot, on muidugi mäeseltsi koduleht, aga meil on ka Facebook ehk siis EMS Eesti Mäeselts ja siis stipendiumitest ja nende nõuetest kindlasti lähemalt siis Arengufondi kodulehel. Aga minu poolt on slaididega kõik. Ja aitäh, Vesta, selle esitluse eest ja välja toomast seda, et ka ei pea olema suur ettevõte, et panustada järelkasvu, et ka siin liidud ja seltsid siis tegelikult saavad seda väga hästi teha. Ja tegelikult tudeng, kui tõite välja, et tudengid esitletakse justkui nagu ettevõtetele seal konverentsil, siis on see ju väga hea nii-öelda hüppelaud enda näitamiseks siis valdkonna ettevõtetele, nii et see on väga tore. Aga minul on küsimus, et kui seal see statuudis on see märge, et aktiivne ellu suhtumine ja valdkonna tipptegijaks, et mis on nagu need sellised lisaks sellele valdkonna tipptegijale, et see on selline nagu üldine sõna, et aga mis on need märksõnad, mida teie jälgite siis tudengi motivatsioonikirjas ja et kellele siis stipendium määrata? Ma mainisin suht alguses korra seda mäeringi. Et tudengite ühendus, mis on Mäeseltsi väike rakukene, et see on võimalus kõigepealt ennast näidata ja kui motivatsioonikirjas on kirjas, et ma olen mäeringi tegevliige või mäeringi juhatuse liige või üldse mäeringi esimees on ju, et see punkt 1 kõige olulisem koht ja võimalus näidata, et sa oled aktiivne tudeng ja teiseks mainisin neid konverentse ja ekskursioone, mida me ka korraldame, et kui tudeng on sinna olnud kaasatud orgkomiteesse näiteks, et ka see tuleks ära mainida kindlasti motivatsioonikirjas, sellepärast et see on ka järjekordne tõestus, mitte ainult tekst paberil, et ma olen nii ilus, tark ja osav, vaid ikkagi tegevus, mida on näidatud ka oma kolleegidele, et ma saan panustada, aitan organiseerida ja konverentsi või ekskursiooni on ju. Ja muidugi õppeedukusest ei saa üle ega ümber, et see õppeedukus on hästi oluline, et meil ütleme, kui mina tudengiks astusin, siis see väljalangevus oli hästi suur ja keskmine hinne oli väga madal. Nüüd see aasta-aastalt on järjest paranenud, et see keskmine hinne läheb ka järjest paremaks. Et ennem oli niimoodi, et stipendiaadi see number, ma hakkasin kõvelaga välja ütlema, oli väga madal, aga siis ta sai stipendiumi. Et täna me sellepärast ei pannudki sinna statuuti numbrit, et ta on niisugune hea keskmine hinne peab olema.
ja tihti ju tegelikult keskmine näitab küll nagu seda teadmiste kontrolli justkui teatud ajahetkel, aga nagu seda siin välja ka tõid, et teie õppes on hästi palju sellist seda matemaatikat ja arvutamist, et mis mõnedel juhtudel võib seda keskmist hinnet justkui nagu alla tuua, aga tegelikult ütleme, sisimas on tegelemist ju väga võib-olla lahtise peaga ja hea ja siis väljakutseid armastava tudengiga, kes siis tegelikult tahabki selles valdkonnas midagi ära teha, nii et see, et ei jääda kinni ainult sellesse ühte numbrisse, see on väga tervitatav. Ja, et vaatame nagu tervikut on ju, et ei ole ainult üks number, EAP-de arv on ju, et see motivatsioonikiri ja akadeemiline õiend, et need on nagu sümbioosis ikkagi, et me vaatame kõike koos on ju, et mitte ainult ühte eraldi. Väga tore. Kui öelda veel nagu sellist, ütleks ka 3 sellist head märksõna, mis siis tudengitele kandideerimiseks soovida? 3 on võib-olla palju, ma ei oska öelda, et pliiats teravaks ja tuleb kirjutada taotlus, et julge pealehakkamine on juba pool võitu, nii et. Ja selle väitega ma täiesti nõustun, sest nagu siin enne tudeng Naaktan ka ütles, et esimestel kordadel võib-olla ei saagi, aga järgmistel kordadel juba see protsess on kiirem, on tuttavam, on CV korras, on motivatsioonikiri enam-vähem juba valmis, et tuleb ainult natukene lihvida ja viimistleda järgmistel kordadel, et tuleb lihtsalt hakata kandideerima ja sellel kevadel siis saate veel 31. märtsini kandideerida, nii et suur aitäh veel kord, Vesta! Aitäh! Nii, ja võtamegi ette siis viimase liituja, kelleks on siis tudeng, on Kristjan Heinmets, kes pälvis ka sügisel siis stipendiumi. Tema pälvis siis XRP Ledger Trusti stipendiumi ja Kristjan räägib ise siis täpsemalt, miks ta kandideeris, mis ta sellest saanud on ja siis annab ka mõned näpunäited ja mõtted teile selleks kandideerimiseks. Nii, Kristjan, palun. Tere. Alustaks ühe küsimusega. Need tuli nii palju mõtteid korraga, et ei teagi, kust alustada niimoodi. Nii, aga teeme siis, et miks sina kandideerisid näiteks möödunud korral stipendiumile? Ma arvan, et igale tudengile esimese praktilise kaalutlusena muidugi see potentsiaalne nii-öelda upside, mis selle eduka siis stipendiumiga kaastab. Aga muidugi lisaks sinna juurde ka siis nii-öelda võimalus tutvustada ennast potentsiaalsele tulevasele tööandjale ja sealjuures ka nagu seda muidugi ei ole nagu ette garanteeritud, et mingisugused networking eventid või mingid säärased asjad, kuhu võivad tudengid kaasatud olla. Et ma tegelikult olen 2 stipendiumile kandideerinud, mõlemad ka saanud. Eelmine aasta oli veel Rotaalia Korbi stipendium näiteks, kus ma osalesin ja kus ma olin ka üks stipendaatidest. Ja mõlema nii XRP kui ka selle Rotaalia puhul siis olidki nagu üritused just stipendaatidele mõeldud, kus oli ka siis siuke nagu networking osa. Ma ütleks, et kui Rotaalia Korp oli siuke nagu üliõpilasesindus ja rohkem siukse akadeemilise suunitlusega üritus, siis nagu XRP üritus oli siuke akadeemilise ja tööstuse siuke natukene siduvam üritus, mis minu arvates oli väga väärtuslik ka. Ehk siis need nii-öelda connectionid varakult jällegi tudengina nii ettevõttega, siis seal samas näiteks see networking on ju, et üritus, mis XRP tegi, et seal olid ka ju siis teaduskondadest inimesed, et siin oligi siis mitu erinevat osapoolt said kokku ja said mõnusalt nagu aega veeda, et jällegi see hea hüppelaud, mida ma olen siin mitu korda ka ütlenud, et tudengile siis saada need otsekontaktid arutada väga mõnusas kontekstis neid edasisi samme ja projekte on ju. Et aga näiteks mille alusel sina, Kristjan, valisid või oled valinud need stipendiumid, millele kandideerida? Minu lähenemine on pigem, et nii-öelda kõik võimalused ära proovida, mis antakse. Et stipendiumi nimekirja läbi siis vaadates, ütleme põhikriteeriumiks oli muidugi see, et oleks õige teaduskonna jaoks mõeldud stipendium.
ja selle koha pealt, et kui nüüd olid mingid konkreetse suunitlusega stipendiumid, näiteks KPMG Baltics pigem tahab ärianalüüsi ja selliseid finantssuunitlusega inimesi, siis see minu jaoks ei tähendanud seda, et kuigi ma ei ole nüüd nii-öelda finantsjuhtimisele spetsialiseerunud, et ma nüüd ei jätaks kandideerimata, vaid pigem, et ma siis tulebki siuke väike väljakutse endale, kus tuleb natukene rohkem leida seda finantsilist suunitlust enda nii-öelda motivatsioonides ja enda plaanides. Ja alati selles mõttes neid ka leidub. Aga peale selle kindlasti nagu ütleme niisugust 10 stipendiumile korraga kandideerida, et igaüks siiski nõuab nagu oma enda tähelepanu ja keskendumist, eriti mis puudutab siis erinevate esseede motivatsioonikirjade kirjutamist. Et selles mõttes, mida ma seal prioritiseerin muidugi on nagu need stipendiumid, kus ma ise näen seda nii-öelda ühendust või connection'it nii-öelda enda huvide ja siis selle nii-öelda konkreetse firma või stipendiumi pakkuja vahel, et XRP-ga näiteks huvi oli suurem, kuna XRP põhiliselt töötab siis nii-öelda plokiahelat tehnoloogiatega on üks nendest nii-öelda, kes üks nii-öelda plokiahela tehnoloogiafirmadest, kellel on ka oma nii-öelda krüpto see currency olemas, eesti keeles vahepeal lähevad sõnad meelest ära, krüptovaluuta. Ja põhimõtteliselt siis, kuna mul endal nagu on ka mingisugused ideed, mis sellega seotud on, et siis ma olen sellega leidsin nagu parema nii-öelda huvide kattuvuse. Ja selles mõttes lõpuks seal üritusel, kui ma nende inimestega kohtusin nii teaduskonnast kui teiste nii-öelda stipendaatidega ja XRP-ga seotud inimestega, siis see nii-öelda huvi ja ütleme, oli väga mõlemapoolne, et nii, mul oli huvi nagu nendega tutvuda, neil oli väga konkreetne huvi ka stipendaatide tegemistega lähemalt tutvuda ja kui seal tekkiski see nii-öelda kattuvus sükeste tulevaste potentsiaalsete suundade koha pealt, siis nad olid väga avatud kohe ka kontakte vahetama ja ka uusi nii-öelda kohtumisi kokku leppima, et asjadest natukene lähemalt rääkima. Et XRP selles suhtes on jah natukene selline huvitavam ja teistsugusem lähenemine olnud, et kõik ettevõtted, ma lihtsalt ütlen teistele tudengitele siin ära, et kõik ettevõtteid täna ei tee selliseid networking siis õhtusööke või üritusi oma stipendiaatidega küll, aga enamus kutsuvad enda juurde nagu kas siis vestlusele või näitavad, et milline nende ettevõtte seestpoolt välja näeb. Et ka ise väga tervitan sellist mõnusat networkingut, kus siis erinevaid osapooli siis kaasata. Aga Kristjan, kas sinul kandideerimisprotsessil ka oli midagi nagu rasket või ütleme mitte nagu tehnilises mõttes, vaid just nagu mingit raskust, et kas valida mis stipendiumit või siis dokumentide osas või motivatsioonikirja kirjutamisel? Ma arvan, et kõige keerulisem sealjuures oli muidugi erinevate kirjade kirjutamised ja ütleme niisugused täpsed, aga kompaktsed sõnastused, siis kuidas oma nii-öelda soove ja nende nii-öelda ootusi panna kattuma. Et jah, ühtepidi, see oli nagu selles mõttes kõige raskem osa sealt, aga see oli kõige huvitavam selle koha pealt, et see andis nagu võimaluse enda mõtteid ja ideid nagu erinevate nurkade alt kaaluda, et kuna igal firmal ongi oma nii-öelda suunad, siis see motivatsioonikiri peaks ka nagu neid kuidagi peegeldama ja selles mõttes ühte motivatsioonikirja ei saa saata kõikidele erinevatele firmadele, siis iga kord selle nii-öelda uue nurga võtmine oligi nagu enda jaoks väljakutsuv ja huvitav ka samas, et natukene aga võib-olla iseenda kohta mingil määral õppida.
jällegi näitab seda, et sa mõtled läbi stipendiumi, millele sa kandideerid ja kuidas sa paremini saaksid ettevõttele silma jääda, mis siis justkui nagu garanteerib, et mitte ei garanteeri, vaid annab eelduse, et sa võiksid stipendiumi sellele hindamiskomisjonile seal ettevõttes ka kuidagi nagu silma jääda, et kui see ühtne motivatsioonikiri kõikidele saata, siis see tõesti kõik saavad sellest aru. Ja, aga Kristjan, kas sinul on näiteks mõned soovitused tudengitele lisaks sellele, mis me oleme rääkinud, et neid julgustada kandideerima, need siin neljapäeva hilisõhtuni on see täiesti meil võimalik? Ja, ma arvan, et esimene argument oleks see, et mitte midagi kaotada ei ole. Et võib-olla see tund-kaks keskendumist selle ühe motivatsioonikirja peale, sest muu dokumentatsioon on üpris sama igal avaldusel, et kaotada seal midagi ei ole peale selle paari tunni, aga kui jällegi mõelda, et palju seal nagu enda kohta võib-olla õppida võib ja nagu mitte ainult enda kohta ka õppida, aga ma ei tea, kas ma nüüd kadusin ära vahepeal hommikul. Tulid tagasi juba? Okei, väga. Et mis ma sinna tahtsingi öelda seda, et mitte ainult nagu õppida enda huvida või suundade katmist siis selle firma omadega, aga ka see eneseväljenduse oskus seal juures. Et selles nagu protsessis alguses kindlasti mina, olgugi, et ma olen nagu varem teinud erinevaid avaldusi ja selliseid motivatsioonikirju, aga ikkagi pidi nagu erinevaid ressursse kasutades siis meelde tuletama omale mingisuguseid häid praktikaid ja lähenemisi selle koha pealt. Ja peale selle kindlasti see firma huvide välja uurimine võib-olla on ka selline huvitav ja tähtis protsess selle juures, et nagu juba mainisime, siis ühte avaldust ei maksa saata kõikidesse kohtadesse, sellest saadakse väga lihtsasti aru, aga selleks, et saaks teha sellise personaalse ja fokusseeritud avalduse, siis kindlasti tuleb tutvuda selle firma tegevustega ja natukene selle küsimusega, et mis on nende huvi anda siis arengufondile stipendiumite jaoks vahendeid. Et mis on nagu nende ootused, miks nad seda teevad ja ütleme võib-olla majandustudengina seda on natukene lihtsam teha, sest meie õppekava nagu väga toetab sellist ütleme detektiivitööd mingil määral. Aga ma arvan, et kõik on selle jaoks vägagi suutelised, et nad ei tee seda niisama, seal alati on mingi kindel põhjus ja kui seda ei leia otse sealt selle stipendiumi infost, siis kindlasti leiab sellele mingi kaudse viite nii kas nende kodulehelt või sotsiaalmeediast või kas või vaadates selle firmaga seotud isikute LinkedIni profiile. Nii et kindlasti need oleks minu soovitused, miks kandideerida. Ja selles mõttes lõpuks see stipendium ise on, mida tal lubab teha, et kui on olnud nagu mingisuguseid mõtteid või ideid, ma muidugi tugevalt soovitaks stipendiume kasutada erinevate enesearengute ka seotud ideede puhul, et see peaks nagu motiveerima olema juba iseenesest. Jaa. Suurepärane, minu arust on väga hea siit ka lõpetada, sest need mõtted võiksid jääda siin kas siis nüüd laivis vaatajatele või video järelvaatajatele, et tasub kandideerida, nagu Naatan ütles ka, et kandideerida ja kirjutada hea motivatsioonikiri, siis siit tegelikult Kristjani kõnest ja sellist vastustest on täpselt samamoodi, et võtta aega ja seda aega teil on veel mõned päevad, et mitte viimasele hetkele jätka, sest siis tõesti tuleb nagu seda masskandideerimist ja seda on nagu aru saada. Aga suur aitäh sulle, Kristjan, veel kord. Ja siis tänaseks ongi ka meie live tasapisi läbi saanud, et või lõppemas, et tudeng kandideeri.
mõtle läbi siis oma motivatsioonikiri ja ka essee nendel siis stipendiumitel, kus seda on nõutud. Ja kui on küsimusi, siis kindlasti kirjuta arengufond@taltech.ee, aga 31. siis märtsi lõpuni on võimalik kandideerida Arengufondi veebi kaudu. Ja soovin teile kõigile edu kandideerimisel.